et ma tahtsin öelda, et need Pirita lapsed ei kuskile ei kao. Neid ainult siia tuleb ja me räägime praegu ainult esimesest klassist, aga nad lähevad ju kooli selleks, et sinna jääda, nad ei lähe sealt mitte kuskile. Et meil on siin probleem ja kui me nüüd jääme haridusministeeriumi ja haridusameti kaklused, mul on õudus juba, sest ma pean 2 aasta pärast selles jamas osalema. Ei, miks veel peaks kaklema? Ei no selles mõttes, et üks ütleb, et ei tohi anda piirkonda, teine nagu see, et ja Pirita kool mõõdab, mina võin öelda, kus kohas mina nagu minu lapse, minul oli täna praegu päris õudne. Minu laps peab hakkama siit kooli minema. Kui Pirita kool võtab joonlaua ja mõõdab siit ringi, ütleb, et minul ei ole vaja sellist last. Kui see kool võtab joonlaua ja tõmbab ringi, siis tema ütleb, mina seda last ei taha ja mina siis siin elan. Ei läinud ausõna, kui pidin otsustama, kuhu ma oma kodu valin, siis ma otsustasin, et ma ei lähe. Mina olin Meriväljal käinud nagu linnakoolis ja ma teadsin, et ma tahan, et mu lastel oleks nagu korralik bussiühend. Ma tahtsin seda ja ma ei läinud Viimsisse. Ja ma jätsin nagu Viimsit ja nüüd on, et kui see kast nüüd tõmmatakse siia, siis minu laps ei saagi kooli. Võib-olla, kui ma küsisin proua Viive Loki käest 16. aprillil, et kas on selline situatsioon, et laps ei saagi kooli kohta või kuhu siis läheb see laps, kes siia kooli kohta ei saa, siin on kõik nagu katsetega. Mulle tundub, et ma võib-olla kuskil, ma ei tea, võimalik, et Õismäe või kus teil nüüd tühjad koolid on, siis minu laps saab siin. Ja siis ta sõidab nagu lihtna ja siis ta sõidab uuesti ja siis ta läheb 13 tundi sinna kooli, sest bussi otse bussi ei lähe. Ja mina ütleks niimoodi, et mina tahaksin nagu, et kui te siin on meil koolikoht ette nähtud, Padriku on siin ja minu kodust umbes kilomeetri kaugus on ka koolikoht ette nähtud. See on see Lepiku koht. Kui te neid ei ehita valmis ja kui te ei ehita valmis, kui te ei taga meile sellele lapsevanematele, kes peavad 2 aasta pärast on näiteks 60 last või 50 last rohkem siin kui see aasta. See aasta oli juba jube. Siis palun tagage see, et meil vähemalt on võimalik kuhugi kandideerida, sest ma ei tea, mis siis saab. Missugused koolid te meile väärate või kuhu te minu saadate? See Lasnamäe kool, ette nähtud Pajula. Jah, et sõidab Kadriorgu bussiga, kui sa ei taha autoga sõita, siis sa sõidad Kadriorgu ja sõidad sealt. Käid tööl ja pole väga raske kellegi mis. Et nad tõesti Eesti kooli teil on võimalik teha ettepanek. Ei, no me teeme kogu aeg ettepanek. Meil Pajula käis meil halduskogus ja rääkis meile täpselt need samad asjad, me talle kandsime ette, et arendus toimub, me võtame planeeringuid vastu, meil tuleb korrusmaa inimesed ja me vaidlesime temaga ja meie võetakse arvesse nüüd selle uue kooli arengukava. Kas ta taotab investeeringut? Jah, ei ole veel loodamata seda. Linnaosaarmi kirjutas ka haridusameti juhile kirja ja siis ma lugesin seda kirja vastus seal öeldi, et teeme seda sama koolivõrgu korrastamise kava ja siis ütleme teile, mis saab. Ja see kava on praegu see, millega põhjendatakse, millega see umbes nii nagu linnaosa valem asenet ütleb, et Pirital ei olegi midagi vaja. Küsimus, see töötas siin siis. Kui võib, siis ma räägin sellist uudist asjad. Aasta aega tegime Pirita arengukava. Seal oli õudselt palju kaasatud igasuguseid inimesi, kaasa arvatud rohujuure tasandi inimesi. Ja me saime selle valmis ja sinna siis kirjutasid igasugused Tallinna ametid, et jah,